kirikuõpetajaid vist ei tohi sinatada, on nii, et te olete siiski Jumalaga kahekesi? Ei, miks mitte. Selles mõttes, et kirikuõpetaja on inimeste jaoks eelkõige ja see on täpselt sisetunde küsimus, et kas sinatada või teietada. Kas teid Otepääga ka midagi seob? Ja loomulikult seob Otepääga minu isa. Et kuna ma olen ise erinevates kohtades elanud lapsepõlves ja mul ei ole sellist kindlat geograafilist kohta läbi mille ennast identifitseerida, aga inimesel on vaja. Inimesel on vaja, et tal oleks mingisugused juured, et tal oleks mingisugune koht ja minu jaoks on Otepää olnud eluaeg see koht, sellepärast et minu isa on siit pärit ja see on see, et ma võin öelda, et ma olen juurde tagasi jõudnud. No, mõtestame ühe vanasõna ka lahti, et miks armastatakse öelda, et loll saab kirikus ka peksa, et kui loll siis peab olema, et hakkaksite näiteks mind nahutama? Ma arvan, et seda võib-olla on mõeldud ikkagi rohkem ülekantud tähenduses, et eks kusjuures ma ei oskagi öelda, kust kohast see selline vanasõna tulnud on, et võib-olla see on siis seotud kui kiriku, kui võib-olla mõnes mõttes meie maailma mõistes lihtsameelsusega. Et see tähendab seda, et kirikus on inimesed avatud, neis ei ole valskust ja neid on nii-öelda selles maailmas, ehk siis kui me siit kiriku seinte vahelt välja läheme, siis selles maailmas lihtsam nendega manipuleerida ja neile piltlikult öeldes siis peksa. Tahaksin küsida, et kui tavapärast elu te saate elada, et näiteks helistate oma sõpradele, ütlete, et nii, et nüüd täna lähme kuskile kõrtsu ja nüüd joome õlut? Tegemist on nii palju, et selleks õlle joomiseks enam tegelikult aega eriti jagu. Et olen ise ka üliõpilaskorporatsiooni Fraternitas Liviensise liige ja siis mõned korrad aastas saab seda lubada endale sõpradega niimoodi sellist vabamat istumist. Aga kuna need istumised reeglina toimuvad nädalavahetustel, siis tegelikult on jällegi seal oma ajalimiit on peal, sellepärast, et mingil hetkel nägemist, eks ole, et ma nüüd lähen ära koju, sellepärast, et ma pean hommikul olema üks viisakas ja kantslis. Aga need ei ole mitte mingisugused teistsugused piirangud nagu ühelgi teise eluala inimesel, ma leian, et igaüks ju käitub vastavalt oma sisetundele ja parimale äranägemisele täpselt nii, nagu ta parasjagu oma eluhetkel tunneb ja missuguses sellise vaimse arengu staadiumi keegi saavutanud on. Et vaimulikud on ka täiesti luust ja lihast inimesed ja kõikide muude kaasnevate asjadega, mis on teistel inimestel. Suured tänud selle meeldiva intervjuu eest ja mida kirikuõpetajale soovida? Rahu hinge? Jah, rahu on kindlasti vaja. Rahu hinge võib-olla ka siis, et sära oleks silmis ja et oleks inimene vaimulik on alati teiste inimeste jaoks olemas. Kuigi suvel laske vahepeal ka vaimulikel puhata.